Head erakonnakaaslased! Olen ikka ja jälle märganud inimesi, kes eravestlustes tunnistavad, et nii EKRE maailmavaade kui programm, seisukohad väärtusküsimustes, aga ka majanduspoliitikas on kõigiti sümpaatsed ja tõdetakse, et EKRE poliitikud ajavad õiget asja. Ometi ei juleta seda mitte kunagi avalikult tunnistada või välja ütelda. On ka niisuguseid juhtumeid, kus kinnitatakse vargsi, et tegelikult antigi hääl Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna mõne kandidaadi poolt. Vestluse lõppedes aga oodatakse kinnitust, et äsja öeldust ei või mitte keegi teine teada saada. Vahel püüame me EKRE liikmetena isegi oma erakondlikku kuuluvust pehmendada, et ega me kõik siis ka nii käremeelsed ei ole nagu Mart ja Martin. Tuues näiteks, et kohalikes omavalitsustes me üldse poliitikaga ei tegele, vaid ajame siin kõik koos teiste erakondade ja valimisliitudega ühiselt kohalikku asja. Või mõnda suuremat üritust planeerides üritame jätta muljet, et tegemist on laiapindse rahvakohtumisega, mille küll korraldab EKRE, kulud katab EKRE ja rahvagi toob kokku EKRE. Aga ürituse jätame nii-öelda neutraalseks ning pakume kogunisti pinda ülesastumiseks enda konkurentidele. Proovime nagu sulanduda või ehk näidata, et meie oleme ju ka kõik nagu teie. Aga meie ei ole nagu teie. Me oleme Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna liikmed. Me kuulume erakonda, mis julgeb valida õige poole ja seisukohad, ka siis, kui selle eest saadakse mitu kuud sõimu, osatamist ja mõnitusi. Me ei tohi mitte kunagi saada mitte kellegi teise sarnaseks, sest mitte keegi teine ei julge seista õiguse ja õigluse eest nii südikalt kui meie erakond. Meie laste eest, nagu seisis Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon Riigikogus kas või sellesama lastekaitseseaduse vastu, kuhu pandi sisse punktid, mille kohaselt saavad karistuse ära kandnud pedofiilid asuda tööle lasteasutustesse. Mitte keegi teine ei julge ütelda otsekoheselt välja, et me ei ole nõus sellega, et meie lastele õpetatakse lasteaias või koolis sooideoloogiat, mille kaudu räägitakse 20 ja rohkemast soomääratuse võimalusest. Me ei ole nõus sellega, et Haridusministeeriumi ametnikud on toonud oma magamistoa põhikooli õpikutesse. Meil ei hakka hääl piinlikkusest värisema, kui ütleme, et siin ilmas on olemas ainult 2 sugu, mees ja naine, rääkimata tõsiasja kinnitamisest, et abielugi on mehe ja naise vaheline liit, mille kõige ilusamaks osaks on sellest liidust sündivad lapsed. Julmaks inimeseks peetakse sind juba sellegi eest, kui ei nõustuta surrogaatemaduse, aga ka eutanaasia seadustamisega. Aga kui võtta korrakski need heleroosad prillid eest, on selge, et neid asju ei või legaliseerida. Väärtusküsimuste kõrval ei ole Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna juhid mitte kunagi häbenenud välja ütelda teisi elementaarseid tõdesid. Nagu näiteks, kliimamuutus ei ole inimtekkeline ning rohepöörde nime all kanditavad miljardid pole muud kui pesuehtne korruptsioon. Terve riik oli tagajalgadel ja meie erakond tembeldati riigi ja rahva reeturiteks, kui meie poliitikud tõid välja tõsiasja, et kogu meie kaitsevarustus on ära antud ning Eestisse pole jäetud võimekust rünnaku korral vastu pidada nädalatki. Nüüd tunnistavad teisedki, et just seesugune meie olukord on. Neid olukordi ja teemasid võibki siin loetlema jääda. Neid kordi, kui meie poliitikuid on alusetult süüdistatud ja mõnitatud, ka neid kordi võib loetlema jääda. Aga me teame, et oli ja on õige need asjad välja ütelda, otsekoheselt ja ilustamata. Selle sama vana hea retoorikaga, sest vaikimine oleks olnud ja on vale. Seepärast on väga oluline, et me erakonna liikmetena tunneksime uhkust, et me oleme just selle ühe ja sama Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna liikmed ja ei häbene, et me võime ka kõige pisemal tasandil ellu Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna poliitikat ja edendama oma erakonna maailmavaadet. Ainult nii suurendame me järk-järgult oma kaalu ühiskonnas ja saame panna uhkust tundma ka oma valijad, sest ei rohkem ega vähem, me seisame Eesti eest. Aitäh!